New Yorgis pandi kinni mitu kõige tihedama liiklusega tänavat Madison Square Gardeni ümber ja seda kõike ühe riigi kõige suurema püha ajal, Ameerika iseseisvuspäeva nädalavahetusel. Mitte presidendi visiidi pärast või mõne suurema spordiürituse puhul. Ei, Taylor Swift ja Travis Kelce abiellusid ja inimestel on kana kitkuda. Getting married in the middle of Manhattan at the world's most famous arena on a holiday weekend during the World Cup is insane. Tuleb alustada algusest. Mitte pulma algusest, Taylor Swifti algusest. Taylor Allison Swift alustas oma karjääri kantrimuusikuna. 14-aastaselt kolis ta perega Nashville'i, et muusikaga päriselt tegeleda ja 16-aastaselt tuli välja tema debüütalbum. Aga üsna kiirelt sai selgeks, et Taylor ei ole lihtsalt armas tüdruk kitarriga, kes kirjutab country laule. Ta oskas teha midagi, mida väga vähesed artistid oskavad. Võtta enda väga isiklikud kogemused ja kirjutada need nii universaalseks, et miljonid inimesed tunnevad, et laul räägib just nende elust. Ja siis sa istusidki 14-aastasena autos, kuulasid Taylori laule ja tundsid, nagu ka sina oleksid just Peikaga lahku läinud. Ajaga liikus ta kantrist edasi aina rohkem popi poole. Albumitega nagu Red ja 1989 sai temast juba mitte lihtsalt edukas artist, vaid täielik mainstream popkultuuri nähtus. Ja siis tulid auhinnad, rekordid, fännid ja Eras Tour, mis tegi nii interneti kui ka inimeste rahakotid katki. Forbesi hinnangul on tema väärtus 2026 aasta suvel umbes $2 miljardit, mis teeb temast maailma rikkama naismuusiku. Ja enne, kui Swiftid leiavad mu aadressi, siis muidugi Taylor on väga andekas. Ta oskab kirjutada, ennast uuesti leiutada, teha korralikku showd ja tal on arvatavasti maailma kõige lojaalsem fännibaas. Aga ma ei saa teha nägu, et ta suhte ajalugu ei olnud osa sellest. Taylor Swifti eraelu ja muusika on alati käinud käsikäes ja inimesed ootavad tihtipeale järgmist lahkuminekut, lootuses, et see annab Taylorile ainest teha uus album. Aga kui pikk see nimekiri meestest siis on? Joe Jonas, Lucas Till, Taylor Lautner, John Mayer, Jake Gyllenhaal, Connor Kennedy, Harry Styles, Calvin Harris, Tom Hiddleston, Joe Alwyn, Matty Healy ja Travis Kelce. Ja need on need, kellest me teame. Muidugi ei tähenda see, et Taylor oleks mingi naljanumber sellepärast, et tal on olnud suhteid. Mõnel meist on lihtsalt minevik, mis on Spotify's ja vinüülide peal. Nii et kui inimene, kelle suhted on aastaid olnud osa tema brändist abiellub, siis maailm seiskub. Tegelikult ei seiskunud maailm, küll aga seiskusid New Yorki tänavas, need pandi kinni. Travis Kelce ei ole mingi lambipolt. Ta on mitmekordne Superbowli võitja, teda peetakse NFL-i ajaloo üheks parimaks ääremängijaks ja ta on koos oma vennaga podcasti New Heights saatejuht. Te küsite, kuidas nende suhe alguse sai? Ta tahtis anda Taylorile sõbra käevõru. So I was a little butthurt I didn't get to hand her one of the bracelets I made for her. You made her a bracelet? Yeah. If you're up on Taylor Swift concerts, there are friendship bracelets, and I received a bunch of them being there, but I wanted to give Taylor Swift one with my number on it. Ja ausalt, see oli nii totakas, et see töötas. Taylor ilmselt nägi seda ja mõtles, okei, vähemalt see mees ei karda ennast avalikult lolliks teha. Edasi läks asi kiiresti. Taylor hakkas käima Chiefsi mängudel, Travis ilmus välja kontserditel ja lõpuks jõuti kihlumiseni. Pärast aastaid südamevalu, salapäraseid laulusõnu, fänniteooriaid ja suhteid tundub Travis olevat see mees, kellest ei pea armuvaludes laulu kirjutama. Loodetavasti. Või siit tuleb parim album ever. Aga lähme asja juurde. Taylor ja Travis abiellusid 3. juulil maailmakuulsal spordi- ja kontserdiareenil. Pärast pikki spekulatsioone ja sahinaid ilmuski MSG väliekraanidele sõnum Just Married ja tseremoonia viis läbi Adam Sandler. Adam Sandler? Ma ei tea, kas ma olen kade või segaduses.
AP kirjutas, et kohal olid kuulsad sõbrad ning hoonet ümbritses fännide armee. Pulma külaliste seas nähti näiteks Ed Sheerani, Gigi Hadidi ja Hugh Granti. Kokku oli pulmas umbes 1000 külalist ja väidetavalt olid telefonid keelatud. Samuti liiguvad jutud, et külalised pidid allkirjastama konfidentsiaalsuslepingu. Ekstravagantse peo maksumuseks hinnatakse $20 miljonit. Ja pole ka imestada. Ilmselt rahastas ta seda oma $10,000 kontserdipiletitega. Pulmad toimusid Manhattani südames ehk piirkonnas, kus liigub igapäevaselt tohutult inimesi. Nad said loa, et sulgeda tänavad, püsti panna telgid ja teha eraldi sissepääsud. Lihtsas keeles, et väga kuulsad inimesed saaksid sisse minna ilma selleta, et neid pildistataks iga nurga alt. Ja siinkohal tekibki inimestel küsimus. Kas on viisakas lihtsalt võtta üks osa New Yorkist nädalavahetuseks endale? Okei, öelda, et inimestel tekib küsimus, on muidugi viisakam variant sellest, mis tegelikult internetis toimub. Taylorit sõimatakse isekaks, rikkaks, luuseriks, et tavalised inimesed on tema jaoks lihtsalt rotid, kuidas ta on kõige tüütumat tüüpi rikas inimene, sest oleks võinud lihtsalt kuskile saarele minna, aga ei, tal on vaja võimalikult paljude inimeste päev ära rikkuda. Ja neid vihaseid postitusi saakski jääda ette lugema. Skip. Arvestades, et Taylor on niigi aastaid saanud kriitikat selle eest, et ta sõidaks võimalusel poodi ka eralennukiga, siis Manhattani tänavate sulgemine ei aita just kaasa muljele, et ta ei ole ammu muru katsunud. Ma saan mõlemast poolest aru. Muidugi ei saa lasta tuhandeid fänne kontrollimatult Madison Square Gardeni ukse ette, kus sees on Taylor Swift, Travis Kelce ja Paul Hollywoodi ja Adam Sandler. Aga teisest küljest, kui su eraüritus vajab nii palju avalikku ruumi, politseid, tänava sulgemisi ja linna ümberkorraldamist, siis ei tundu enam väga nagu eraüritus. Igatahes, kuigi pilte hoitakse veel kiivalt saladuses, on kindel, et Taylor Swifti ja Travis Kelce pulmad olid täpselt sellised, nagu oodata võiks. Natuke nagu muinasjutt, natuke nagu Super Bowl, natuke nagu Disney ja enamasti logistiline õudusunenägu kõigile, kes soovisid Manhattanis ringi liikuda. Me ei vaidle siin selle üle, kas Taylor Swift võib suurelt ja uhkelt abielluda. Muidugi võib. Aga selle kõige juures on raske mitte märgata, kui erinevas reaalsuses kuulsused elavad. Aga mis te arvate? Kas kuulsatel inimestel peaks olema nii palju võimu ja õigusi, et pool linnast kinni panna, sest neil on rämmar plaanis? Või on inimesed lihtsalt kadedud?